Mina olen Helena, mälumängu Rae10 küsimus saatejuht ning tänaseks oleme kogunud kokku meie kooli tõelised talendid, et tuua teieni 1. aprilli erisaade. Tänases saates mängivad G2 A-klassi esindajad, kõige targemad, Rasmus ja Henri. Ning nende vastu tõelised Einsteinid, G2 C-klassi esindajad Marten ja Fred. Rasmus ja Henri, miks just teie soovisite saates osaleda? Sest me oleme kooli kõige targemad random fact'ide teadjad. Vale. Väga tore. Marten ja Fred 1-10, kui hea sooritus teie poolt täna tuleb. 10. Aga liigume nüüd küsimuste juurde. Esimese küsimuse kategooria on arvude maailm. Ja küsimus kõlab nii, milline arv? Niimoodi käib vähse. Vastad esimesena või teisena? Teisena. 2 punkti vihje. See arv on tegurite 51 üks kahendiku ja ruutjuur 4 korrutis. Saab korrata küsimust. See arv on tegurite 51 üks kahendik ja ruutjuur 4 ruudust korrutis. 51 kahendik ja ruutjuur 4 korrutis. 51 kahendik ja ruutjuur 4 korrutis. See on üks arv. Vanema peab. 3 arvu. Kas see on komakarv? 204. See on mingi väike arv ei ole. 1 punkti vihje. Just nii palju luid on inimkehas. See on nagu räigelt lähedal. No nüüd te ei saa ju valesti. Ei, aga siis ei olla. See oleneb olukorrast. Mis esimene näeb? Mis esimene? Ma ei tea, mis Sa ütlesid 103 mulle. Jaa. Siin ole Just nii palju luid on inimkehas. Ilmselgelt me oleme need intelligentsemad. Me oleme need erudeeritud. Mis on 208? Õige vastus on 206. Mees kahega. Mees kahega. Meil oli 2 rohkem. Teine küsimus tuleb samuti kategooriast arvude maailm ja meie küsime, milline arv? Teisena. 2 punkti vihje. Just nii palju päevi on jäänud suvevaheajani ehk 10. juunini. Mis me praegu vastan teisena? 25. Märtsis on 31. 31, 26, 27, 28, 29, 31. Vaata 30 ja puud. 36. Bla 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 bla. Ütleme 77 või? Ei vaata. Mitmen oli 10. või? Mis on 77? 1 punkti vihje. Vene keeles on see arv 77. 77. 77 on õige vastus. Miks see nüüd nii lihtne on olnud? Kolmanda küsimuse kategooria on arvude maailm. Ja meie küsime, milline arv? No muidugi. Me vastame teisena. 2 punkti vihje. Umbes nii mitu kilogrammi kaaluvad 7 täiskasvanud sinivaala. Oota, 7. Kas seal on mingi pluss-miinus on ka või? Täpne arv või? 7 täiskasvanud sinivaala, mis see üks on mingi 30 tonni või? Nii palju on. Ma arvan mingi 3. 3 tonni või? 1. Mõtle, üks Toyota Corolla tavaline on 1 tonn. Noh, pane 3 sinivaal või 1 sinivaal kõrvuti ühe Toyota Corollaga, see ju... Okei, võtame 12 tonni. 1 sinivaal või? Jah. Ja siis korda 7 või? Korda 7. Ja 84 või? Jah. Äkki see on mingi ümarline arv? Okei, ütleme 84 või? 84. Tonni. Siis kilossi. 1 punkti No, vihje. 84 000 kilo. Eesti rahvaarv miljoniteni ümardades on just nii palju. Miljoniteni ümardades. Eesti rahval miljoniteni ümardades. 1 miljon. 1 miljon on õige vastus.
84 tonni. 4. küsimus. Kategooria on kultuur. Ja küsimus kõlab nii. Mis loom? See on ebaustale käsi ebaustale. Tahad vastata või? Tahad vastata esi? Vastake siis esimesena, ma olen teised siis jälle. Praegu 3-1 on ju? Ja, mis sa näed seal? Vastata, et Me vastame teisena. Muidugi. 2 punkti. See loom on Rumeenia rahvusloom. Sa peaks teada, sa käisid seal just ju. Mina käisin Serbias. Sama koht. Potato. Rumeenia rahvusloom. Mis seal on? Vargaid on palju seal on. Mingi ahk siis. Vares. Ei, harakas. Kui on harakas. Harakas on ikka tavaline loom. Mikrofon saad. Jaa. See oli äsjalt teie. Mis lõplik vastus seal? Piisab. Nii, see on Euroopas nagu vabalt. Ei ole isegi. Okei, 1 punkti lihe. Eesti 4. presidendil on sama perekonnanimi. See on nagu kõige lihtsam üldse. Me peame nuppu võtma. Kes on Ilves? Ilves on Ilves. Me hakkame. 5. küsimus kõlab kategooriast historiline. Ma olen Ja meie küsime, millaine tabahtuma? Me vastame teisena. Soome keelt ju. Nii, nendel rohkem punkte kaotada. Nii. 2 punkti lihe. Tämä tapahtuma oli vuosina 1914 viiva 1918. Mis see küsimus oli? Millainen tapahtuma? Tabatoma. Mille aine on tabat? Ei, mitte ilmselt. Oota, tabat. Mis need arvud olid? 1914 viiva 1918. Esimene maailmasõda. 1 punkti lihe. See tulee sanoista maailma ja sota. Ja siis on esimene maailmasõda. Yes. Ensimmäinen maailmansota, esimene maailmansota on õige vastus. Me oleme nii back. Me peame ühe veel saama, siis me oleme riigid. Pooled küsimused on küsitud. 6. küsimuse kategooria on inimese keha. Ja küsimus kõlab nii. Mis keha osa? Mis kehaosa? Võtame esimesena. 2 punkti lihe. Meestel leidub selles piirkonnas umbes 30 000 karva. No vaata enda. 30 000. No hakkad lugema. Tuleme homme tagasi. Pane nüüd siia. Ei ole üks 30 000. Meest. Peas ei ole. Nagu sa mõtled nagu 2 in 1 või? Ma vist isegi tean, mis see on. Mis teile lõplik vastus siis saab? Habe. 1 punkti lihe. Selles kehaosas on 40 musklit, mis väljendavad emotsioone. Fuck. Nägu. Nägu on õige vastus. Mõtle, kas me habet võidaks loema. Ei ole. Loeme. See on näos. Ripsmed ja kulmud jäid ütlemata siis ja saaks nad ütlema kõik seal. Ninakarvad. Ninakarvad, kõik, mis seal on. Ma mõtlesin algus kõrv. 7. küsimus kõlab kategooriast homonüümid. Ja meie küsime, mõiste milline? Teisena. 2 punkti lihe. Tähte esimest tähestikku Kreeka nimetatakse nii. Alfa. 1 punkti lihe. Võimas ja tugev on, kes kedagi kirjeldab väljend Brainrotti see. Alfa. Alfa on õige vastus. Miks teil midagi küsimused saavad? Saate 8. küsimuse kategooria on pardameeskond. Ja meie küsime, kes on see õpetaja? Oota. Mõtled nagu arvus. Oota. See on teisene ka pihti. Pardamees.
Me võime tagasi tulema. Meil on 10 küsimust on kokku. Mis on? 8, 3 küsimust, kokku on 3. Me võtame 2 punkti. Võtame esimese. Okei, me oleme esimesed. 2 punkti liha. Sellele õpetajale meeldib süüa ekstra küpsist lastevorstiga. Ekstra küpsist, mis on mingi krossi mingi Lastevorstiga. Ma pole mitte kunagi näinud ükski õpetaja lastevorsti saab. Looki imelik on. Väga hea. Mul on lauke mingi kärt asi. Ei. No ma ei tea, paku. Mõtled, sa oled lastega. Ma arvan, et vanemad õpetajad ei harrasta sellist asja väga. Siis ongi nagu äkki... Mingi uus õpetaja oskada, ma ei tea. Pakume Kärt, safe bet. Okei, pakume. Kärt Kruk. 1 punkti liha. Tema salajased talendid on kokkamine ja hostimine. See, oota. Sulaja rääkis, nüüd tegelikult Kärt oli isegi õige. Sulaja rääkis, et ta käis kunagi Kärdil külas. Siis ta oli pädikus, telgus, oli taburet. See hostimisega seotud. Hostis mingi reedir kodus. Ja siis ta rääkis, et kes see veel kokku on? Ja siis ta tegi oma poegadega mingi muffineid ka. Paneme kärt. Paneme Kärt. No Kärt Kruk. Õige vastus oli tegelikult Kristi Küljastine. Okei. 9. küsimus kõlab kategooriast Escuela. Tõsi? Mis asi? Ja meie küsime kue teema. Ma ei ole iskab. Koet... Need ei käi kumb. Ei see käib vist paari siis ei tee mitte. Me oleme teised. 2 punkti liha. En nuestro colegio 4 profesores enseñan esta asignatura. Oota, seal oli 4. Seal oli õpetaja. Jaa. Professiona. Ei, elukutse. Noh, elukutse 3 on olemas. Look. Lingangu, ligu, liwata, lingangu. Haridus, äkki kindel haridus. Magistrikraad. Auto, see on kindlasti 4 lõpetajad. See on rohkem, Mis teie lõplikustest siis tuleb? Ma vastaks jaa. Auto, noh. Auto. Ma ei tea, auto on olemas. 2 punkti liha. En esta asignatura se usan muchos números. Signatuuras nad. Äkki tähestik. No, Helena Pilkuvat, see ei olnud tähestik. Ja lõplik vastus jääb. 4. Matemaatika, ma ei tea. Ja läheb õkku, õige vastus on matemaatikas ehk matemaatika. Oota, me peame nüüd 2 punkti küsimus õigesti vastama, see on viimane küsimus. Ja viimane kategooria on geograafia. Küsimus tahab. Ja küsimus kõlab nii, mis riik? Me saame. Esimene. Oota, mis? Mis riik ei küsimus? 2 punkti liha. Selles riigis on levinud linnamüüt, et peale 10 õhtul ei tohi klosetile vett peale tõmmata. Ma tean. Sa tead? Ei tohi vett peale tõmmata. Oot. Kas seda mis asi on klosett? Kes ütleb, äkki see on nagu mingi seotud sellega? Mingi Slovakkia. Mingi kus iidne kultuur on. Bla, 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 ble, 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 blu, blu, blu. Paneme see Vatikan. Vatikan? Äkki seal on vaat see tähtis mees, äkki tal oli mingi kunagi tuli mingi hea idee ja siis Ei, oota. 2.
Linganguli guli guli what? Prantsusmaa, ma arvan. no ma ei tea. Okei, ma ütlen Vatikan. Vatikan. 1 punkti Vilja. Selles riigis leiab sel aastal aset Eurovisioon. Vatikan. No ei ole. Vähemalt oli Euroopas. Sa pidid teadma riiki. minust oli Austria, aga Austria. Ei, Austria võitnud. ja Austria ei võitnud, see ei lähe kokku. Šveits võitnud. Eelmine aasta. Ei olnud, on Poola oli. äkki oli Eesti? Ei, Poola võitis, ju Eesti võitis tegelikult. Ei, Poola võitis. Šveits või? Ja Šveits. jah. Šveits on õige vastus. Kra. Sellega on lõppenud meie tänane erisaade. Võitjaks osutus G2A. Aitäh ka meie osalistele lõbusa saate eest. G2A-le sulle. Jälle järgmisel nädalal finaalis. Pilates, sa istud mul